Aga kui üldse rääkida nagu jäätisest, et sa vaatad nagu, kuidas, kui sa väljas oled, on ütleme baaris kuskil, et teed joogi välja naisterahvale, aga kui sa nüüd tahaks naisterahvale jäätist välja teha, siis kuidas sa valid, vaatad mind ja mõtled, millise jäätise siis mina võiks mille üle ma võiks rõõmustada? No eks ma ikka olen viisakas mees, ma küsin kõigepealt, eks ole, mis sulle maitseb ja see, mis maitseb, selle sa ka saad. Aga mis meil täna siin valikus on uuemat kraami? Kioskis on niisugune standardne masinajäätis, seda saab ainult suvel, meie käest see on 13% on koorejäätis, mitte kuskilt mujalt ei saa. Aga tükijäätised me nagu ei müü, neid saab poest, flamingod ja mangod ja küpsikud ja raketid ja nimekiri on pikk. Ja isegi laktoosivaba on see aasta tulnud ja vaikselt tõuseb. Ja meil on väga hea laktoosivaba, kes on proovinud, ütleb, et ei teegi vahet. Meil ei ole mingeid lisandmaitseid juures, puhas vanill. Pehme jäätise müüjaid tegelikult on ka kaubanduskeskuses näha, need ei ole küll preemia omad. Kas sa oskad teha, selgitada ära, mis on vahe nendel mitte preemia müügi kohtades? No vahe on algallikas ja tooraines, meil on puhtalt koorejäätis 13%, see on täpselt sama segu, mis läheb vana Toomas sisse. Rammus on liiga rammus juba, aga see on para. Ja selle laseme svirli vahustage läbi, meil on vanad Austria masinad, juba 15 aastat vanad, kunagi Soomest tõime ja töötavad siiamaani ja väga hea on. Teistel on teistmoodi masinad, kus pannakse pehmist ja vedelat sisse, külmutatakse ära ja on koorejäätiseid, on taimerasvajäätiseid. Kui on koorejäätis, siis ta sulab ruttu, sellest on näha. Taimerasvajäätis, torn võib seista väga kaua. No võt, hashtag hea teada, hashtag grillfest, hashtag preemia. Aga igal juhul aitäh preemiale ja ei pea alati olema alkohol käes, saab ka nii kokku lüüa, vaadake. Tõesti,